tead, mis on ühist esinemisel ja bensihüppel? Mitte midagi. See on üks väga huvitav küsimus ja väga huvitav kooslus. Mina ka arvasin, et neil ei ole mitte midagi ühist. Enne kui ma sattusin eelmisel reedel oma sõbrannaga veinipokaali taga Hubases kohvikus Tartus sel teemal arutlema. Nimelt tuli juttu kuidagi esinemisest ja sellest, et ma tulen esinema ja et ma juhendan ja toetan sel teemal ja tema siis, temaga vesteldes ma ütlesin, et üks mu äge kolleeg Rait Videvik ütles kunagi, et langevarju hirm on justkui esimene hirm ja sellele tuleb kohe järgi esinemishirm. Et inimesed tavaliselt reastavad neid niimoodi. Ja mu sõbranna natuke aega mõtles ja siis ütles, et ei, mina arvan, et see on vastupidi. Et see on päriselt vastupidi. Ma ei ole küll langevarjuhüppet kunagi teinud, aga no olen bensihüppet teinud. Noh, easy. Et langevarjuhüppe ja bensihüppe võiksid olla enam-vähem ühes kategoorias ja see on jumala lihtne. Esinemine on ikka palju hullem. No palju hullem. Ja ma arvasin, et kui sul see hull asi on tehtud, et minu jaoks bensihüppe on ikkagi päris hull, no pea ees lihtsalt maa suunas hüpata, et siis ju on esinemine selle kõrval väga lihtne, just ei, absoluutselt mitte. Et see on täiesti teine liiga ja see ei ole võimalik. Et kui sa lähed ikkagi bensihüppet tegema, siis sa ju lähed ainult selle ühe fookusega sinna, et sa teed seda, teed selle ära. No esinemisega on täpselt samamoodi, et sa tuled selle fookusega lavale ja teed selle lihtsalt ära. Ei, tegelikult ikka ju selles mõttes, seal on see kindel algus ja siis on see keskpaik ja siis on see lõpp. Nagu esinemiselgi. Et kui sa tead oma algust ja sa tead oma lõppu, siis just ongi pool esinemisest juba tehtud. Ei, ta oleks järjest nagu ägedamaks. Ei, seal sa ei pea midagi meelde jätma ja ette kandma ja see ei ole üldse seotud. Sa pead ju meelde jätma, mida sa seal teed või kuidas see käib või mis nippe sulle jagati ja siis, see on ikkagi oluline. Ja tema ei nõustunud minuga kuni lõpuni, aga mina sain siit väga huvitava paralleeli. Esimene just ongi sarnane bensihüppele ja bensihüppe on sarnane esinemisele. Kas sinu jaoks on bensihüppe hullem kui esinemine? Kes on selle poolt? Kes on tiimis, et esinemine on hullem kui bensihüppe? Issand, thank God, selles mõttes ma mõtlesin, ma olen üksi see kaskatöör siin. Tegelikult on, et tõesti, esinemine on lihtsalt see, et sa pead teadma, miks sa siia tuled. Sul on see kindel sõnum, see kindel fookus, mida sa tahad selle hetkega või ajaga siin laval edasi anda. Teiseks on sul kindel algus. Kui sa oled valmistanud ette oma alguse, mis on tähelepanu kutsuv, kuidagi tugev, sa tunned ennast selles hästi ja sa tead ka, kuhu sa tahad jõuda selle ettekande või esinemise lõpuks, siis on sul päriselt justkui pool tööst tehtud, siis sul on see raamistik. Hea oleks teada ka keskpaika, et siis sa tead enam-vähem, et sul on veel pool maad minna ja kas sa ikkagi kõik oma olulised asjad saad öeldud. Aga algus ja lõpp on kõige olulisemad, millele üldse keskenduda. Ja siis sa võiksid üht-teist ka meelde jätta ja selle struktuuri endale luua. Ja sul on ka mõned tehnilised nipid, mida kaasas kanda. Aga igal juhul selles mõttes on sul see safety belt olemas.